tänast vlogi alustame siis hoopis siit Lillehammeri hüppetornist. Tulime eile siia laagrisse, täna tegeleme siin asjade kallal ja nädal aega oleme siin, et saab palju hüpata ja tšau, praegu ma hakkan valmistama. Tere hommikust, siis plaan on minna mäge valutama Haafjalli, intervallid siis kuskil siuke tund aega kokku. Sõidame alla, hakkame sooja tegema ja siis mäkki ülesse, nii et saab siga raske olema, sest see on väga suur tõus ja väga järsk, aga hakkab vaikselt minema ja loodetavasti peab vastu. Näeme juba rajal. Tšau! Lõpuks tehtud. Seda peab ise kogema, seda tunnet, kui sealt Haafjalli üles sõita 10 kilti ja see mägi on nii järsk ja see lihtsalt ei lõppe ära, nii et aga jah, hea, et on tehtud ja ma ütlen võrreldes kahe eelmise korraga, mis nüüd siin mõned aastad tagasi on tehtud, on ikkagi teine minek, nii et see on hea, aga kunagi ta lihtne ei ole, aga selles mõttes arendav, nii et kui ära taastub jälle on sammukese parem, ma loodan, nii et toimetame edasi. Nüüd õnneks see päeva teine pool on veits lihtsam, siis saab natuke puhata ja homseks hüppamiseks valmis, et näeme õige pea. Tšau! Hello! Tagasi Trondheimis, Lillehammeris. Laageril oli siuke suht kiire ja tegus, nii et jah. Ja nüüd juba otsapidi siis linna poole lähme natukene tähistame siis suve või seda jaanipäeva värki või lähme istume lihtsalt tegelikult vist kuskile maha, et mõnna oleks ja siis väiksed mingid head söögid ja joogid ja praegu on veel väga soe ja mõnus, nii et tuleb täna on tõesti nii mõnus suvepäev ja et selles mõttes väga nice ja ma ei teagi, tahad lisada midagi veel? Seda, et sa jõudsid 50 minutit tagasi alles koju ja homme on sa vaba. Jah, see on true, ma tegelikult just vahetasin nii kiirelt riitud ära kui võimalik ja siis panime linna poole. Miks mul homme vaba päev on, see esmaspäevast järgmise reedeni ma suren jälle. Mul on murdma nädal algamas, nii et hommikust õhtuni teen trenni, nii et tuleb võtta see päev ja homme niimoodi, et veits nautida. That's it. For now. Pane, et sa võtsid Moonaga kaasa ikka. Jah. Lähme otsime mingit pitsat äkki siis või? Jalkat saab hiljem ka vaadata või kodus vaadata, aga siin on üliäge see vaatamine, ühisvaatamised ja asjad, siin on siuke plats kokku panna, et võib-olla mõni õhtu äkki tuleme veel, kui mingi hea mäng on ja tahame chillata, on ju? Kelle poolt oled? Tegelikult ei ole, mul tõsiselt, ma olen kuidagi viimasel ajal nii vähe jalkat üldse jälgin, et ma vaatan mänge küll, aga siuke suht neutraalselt, lihtsalt tahan ägedaid mänge näha. Tulime siis Oliiviasse sööma, me oleme siin enne käinud, aga see on siuke suht, ma arvan, kõige parem pitsada ja pitsat tahad siis ilmselt nagu siukest Itaalia pitsat, siis on see kõige parem, ma arvan. Suht nice koha saime ka endale istuda, kuigi kõik on nii nagu üle rahvastatud. Ja jalga pärast ilmselt ka vaata, nagu rahvastatud. Pluss lauga ka ja ma arvan ikkagi Midsummer ka, nii et Norras on see hea, et siin saab gluten-free pitsasi ka, nii et mis on ka süüa. See on väga hea jäätis siin. Ainult häid asju peale. Noodid. On hetkene peatolek. Jaanipäev! Juhu! Ei ole väga hea jaanipäev, kui ma vaatan, kas meil sisse oleme messi. Mul on täielik see vihmakindel outfit. Kõri kaasas siis paneb selle jaanilõkke püsti. Natuke ädin on, aga ei passi ära. Vorstid saab grillitada on ju, ma saad kõik ühemaks ju. Ma tea, seame ennast kuskile siia maha. Siin on mõnus ka vaata mingi puude all olla. Nii. Vorstid said valmis. Karmen on valmis. Mona. Tšau.
ja selline me pidupäevatoit on siis salat, vorstid ja siia muidugi tuleb meil imepäralist vähese suhkru ja soolaga Heinz nõuspants. Istume siin, ma ei tea, mis see on, järv, tiik, oja, midagi siukest ja ei mõnna muidu. On nii külm kall. Vaata mul näo tilgub. Aga ei, vorst oli hea ju. Väga hea oli, maitsevad. Tegid salatit ka, mis oli nagu eriti hea veel. Ta tegi nagu eriti. See tegi nagu grill-vibe'i täiesti. Ei, tegelikult kõik on mõnus, aga kauemaks ei saa jääda, sest mu näpud täiesti jääs. Tšau! Kõik, mida siin näete, on tegelikult Karmeni tee. Päris mõnus, sest meil on siin rõdu peal õhtuti suht nagu päike ja täna suht nagu õhtu soe ka. Võtsime väikese tarbuusi, väikese maasika, lilled. Äkki isegi vaatame jalkat õhtu siit või midagi. Et siis panime niimoodi rõduuks lahti ja telekas kohe rõduukse taha. Jou, jälle meie jäätis söömas. Aga tuleb süüa, sest täna on 30 randa ja seda tuleb täis seda. Mitte siis näidata ainult seda, et me niisama chillime, siis tegelikult mul on 4 päeva olnud mingi mega rasked treening, ma olen tegelikult jumala sodi, nii et me praegu lihtsalt võtame natukene lõunal, lähme peesitame väljas ja oleme päikse käes ja õhtul veel pisike trenn, nii et ma käisin hommikul juba 3-tunnisel rulli jooksul ära, nii et homme vaja veel vastu pidada ja siis see on õnneks kergem nädalavahetus. Kristjanil on olnud reits nädal. Niimoodi, et iga õhtu on täiesti väsinud. Sekundi käib magama lihtsalt. Aga nüüd on jah, selles mõttes vahepeal need mõned perioodid ongi mega rasked. Okei, elab üle. Moona on ainuke champ perekonnas, käis ujumas 10-kraadises vees. Kuule, mina käisin ka. Okei, teine champ on siin. Kuidas oli? Kurb on siinsetest elanikest, nad ei saa kunagi nagu päris tunnetada, milline on mõnus soe vesi nagu siin. Okei, ma olen ühe korra olnud siin, aga mitte selles järves, kuskil eemal, kus oli suht soe vesi. Aga seda ei ole väga tihti, et siuke nagu ujumissoe vesi. Siin on nagu ikka see, et sa lähed karastama. Aga ei, ma ütlen, kui on 30 kraadi väljas, siis ma ütlen, et see on super, noh. Ei ole ikka super. Jalad tõmbab krampi lihtsalt. Lööb kohe selgelt ära pilt. Ma arvan, see vesi on mingi 17 vähem. Ma arvan, et sinna 15-16 kraadi on. Meie siuke, et jää on alles ära läinud. Vaata, kontrast on ka praegu suurem, sest väljas on nii kuum lihtsalt. Võib-olla ta on soem tegelikult, kui tundub. Naudime veits veel ja siis mis teeme? Meil on mingi 5 kilti tagasi veeratud. Jumala peab ühe kaupa krebineid andma, ta ise ei oska võtta.